väga hästi, millal siis Eestis algas raudteeajastu ja tegelikult ka laiemas mõttes 20. sajand, seda ongi nimetatud enam-vähem pikaks 20. sajandiks, mis algas raudtee rajamisega Eestisse, mis tõi uue elu kapitalismi, kaubavahetuse suures mahus ja suurtel kiirustel ja suurte kogustel, nagu ütles president Rüütel kunagi siin rahva kohta, kes liigub, aga siis liikusid ka kaubad, info ja kõik. See tõi lähemale meile suurlinna metropoli Peterburi, see tõi meile pärast lähemale ka teised suuremad linnad siin kandis, nagu Riia, Pihkva ja Moskva siit kaudu ja nii edasi. Seetõttu on raudteel olnud otsustav osa meie viimase 150 aasta ajaloos kahtlemata ja see kõik kajastub selles arhitektuuris samamoodi erinevate stiilide paletina, mis on siin vaheldunud historitsismist kuni siis modernismini ja funktsionalismini. Kõige viimases, ütleme siin 60-ndatel veel esimest seda seesama hoone, kus siis näitas esimest kord üleval oli seal see linnalähirongide paviljon ja uus, nüüd juba küll mitte nii uus enam Balti jaam. Ja see kõik tõi ju meie maaellu väga palju uut ja see arhitektuur, millest me siin täna räägime, kajastub sellel näitusel väga lühidalt pisikeste pudemetena, need, mis mina välja nokkisin enda uudishimust lähtuvalt ja ka mingit üldist tausta siis valgustamaks niimoodi. Ja see ju kõik mõjutas ka meie maa arhitektuuri laiemalt, ta ei jäänud ainult raudteejaamadesse pidama, vaid levis sealt nagu kulutuli ikkagi laiali. Mitte küll igale poole suurtes kogustes ja võrdsena, aga ikkagi mõjutusi see avaldas meie ka talu ja küla arhitektuurile just igasuguste detailidena, eriti mis puudutab seda nii-öelda Šveitsi või Vene stiili, seda puupitse ja kõike seda ja paljusid huvitavaid nüansse veelgi. Aga me võime siin väikese ringkäigu teha lihtsalt, et siis mingisuguse pildi, no mõtlengi, siin on nüüd ka ühed vanemad jaamahooned, eks ole, see Aegviidu on ka üks selle esimese liini jaamadest, kus on kenasti säilinud need vanad hooned sellest jaamakompleksist, aga jaam ei ole ainult siis see Vaksjali hoone, vaid sinna juurde kuulus palju erinevaid hooneid, mis kõik pidid terviku moodustama ja mis oli ju nagu väike majapidamine, mis lõppes näiteks Kemmergute olemasoluga, mis oli ka uus asi tol ajal näiteks siin Eestis ja teistes maades.